Vaktsineerimine on praeguse pandeemia ajal COVID viiruse vastane ainuke efektiivne meetod, millega saab COVID viiruse levimust kiiresti vähendada. Vaktsiini 2 doosi järgselt tekib antikehade vastus 95% ja antikehade hulk püsib vähemalt praeguste teadusuuringute alusel vähemalt 6 kuud, osad uuringud juba väidavad ka 8 kuud, nii et see on ainus viis, miks inimesed ei haigestu, nad on kaitstud, neil on tehtud vaktsiin ja vaktsineerimise tulemusega antikehad seovad viirust ja haigust ei teki. Selle vaktsiini kõrvalmõjud on analoogsed kõikide teiste vaktsiinide kõrvalmõjudega. Kõige sagedasemaks kõrvalmõjuks on süste koha puutetundlikkuse valulikkus, mis kestab 1-2 päeva, ei esine sugugi igal 10, vaid tunduvalt harvemini on meie praeguse vaktsineerimise kogemus, siis üksikutel juhtudel tekib peavalu, halb enesetunne ja see läheb ka 1-2 päeva jooksul mööda. Need on need kõige sagedamini esinevad kõrvalnähud. Veel vähestemal on tekkinud vaktsineerimise päeva õhtul subfebriinne palavik, ka püsib 1-2 päeva, ibuprofeeni või paratsetamooliga möödub. Nüüd üksikutel allergilistel inimestel, kellel väga kiiresti tekivad allergilised nahalööved, meil on olnud selle 600 inimese kohta 2, kellel tekib siis nahalööve, sügelus ja ka läheb 1 ööpäevaga mööda. Veel väga harvemini võib tekkida siis sümptomid, mis püsivad 1-2 päeva jooksul, alates siis sellisest halvast enesetundest, väsimusest, lihasvalust. Nii et ma ikkagi rõhutan seda, kõrvaltoimed on tagasihoidlikud, nad kestavad lühikest aega ja see vaktsiin ei ole ohtlikum kui kõik teised vaktsiinid, mida me igapäevaselt kasutame. Praegused kliinilised uuringud on näidanud seda, et COVID-i läbipõdemisel mitte kõikidel patsientidel ei teki antikehi. Ja kuna me ei tea, kaua läbipõdemise antikehad püsivad ja kas sellel konkreetsel inimesel nad on ja me tahaksime seda levimust kiiresti vähendada, siis ei ole selekteeritud välja neid inimesi, kes on põdenud, et neid me ei vaktsineeri. Me vaktsineerime praegu kõiki ja hiljem me teadusuuringus kasutame seda materjali selleks, et hinnata, kas need, kes läbi põdesid ja said vaktsiini, kas nende immuunvastus on tugevam ja kestab kauem kui nendel, kes läbi põdenud ei ole. Aga need andmed laekuvad alles kuskil 1–1,5 aasta pärast.